mis ma oskan soovida või soovitada noortele, et kui püüdes ennast natukene tagasi mõelda ja oleks keegi endale midagi soovitanud, tegelikult ei oskagi midagi soovitada, sellepärast et see kõik te olete nii unikaalsed, te olete kõik nii erinevad. Ainus, mis on, et lükake tiivad sirgeks, võtke tuul alla ja ma ei tea, kuidas, aga hoidke seda seal tuult all. Ja mis võib-olla tänases maailmas on nagu natukene, ma ei tea nüüd, kas lihtsam või keerulisem, aga see, et kui te kuidagi saate teada, mis teile sobib, mis teid vähegi huvitab, et sellele keskenduda. Minu sõnum ei ole kindlasti see, et käige ülikoolis, minge, tehke see kraad ja järgmine kraad, et mitte võib-olla see, vaid vaadake, mis teile huvi pakub, mis teemasid saab õppida ja on mõistlik õppida koolis. Võib-olla aega raisata selle peale, võib-olla saab sealt selle tihedama teadmise, aga võib-olla mitte, võib-olla sukelduge kohe pea ees, te saate mingi kogemuse kätte ja siis saate võib-olla aru, et äkki siis on mõistlik minna kooli või otsida omale õpetaja, otsida omale mentor. Igal juhul kõik teed on lahti. Minu soovitus kindlasti on olla ettevõtja, aga kahjuks või õnneks ma ei näe täna, et me saaksime kõik ettevõtjad olla või me peaksime tahtma kõik ettevõtjad olla. Võib-olla te proovite selle ära, võib-olla ei sobi, võib-olla olete ennem kuskil kellegi heaks midagi teete ja siis leiate enda tee, mis iganes. Kõik on võimalik. Nagu mulle meeldib öelda, kui ma satun noortega kuskile gruppi, siis ma olen täiesti veendunud, et igaüks meist ja teist saab hakkama kõigega. Tõenäoliselt ka mina olen võimeline valmis ehitama kosmoselaeva, kui see mulle huvi pakuks, kui ma selle jaoks piisavalt aega varuks, no 100% saaks hakkama. Ehk et vaadake enda sisse, kui nii triviaalne, kui see täna ei tundu see lause ja ma tean, et see ei ole lihtne. Ma olen seda enda sisse vaatamist püüdnud teha üle 40 aasta. No täna ma ei saa väita, et ma sealt midagi väga leidnud oleks. Aga ma näen sellega vaeva, ma püüan seda vaadata. Ehk et siin juures kindlasti on abiks ka uudishimu ja julgus olla uudishimulik. Ja mitte see, et oi, mul ei tulnud see välja, et äkki ma ei saa järgmise asjaga ka hakkama. Ei, see kindlasti ei ole nii. Proovige nii kaua, kui te leiate selle, millel te ütlete, seda ma tahtsin teha. See on minu sõnum. Nii et leidke, otsige ja olge kogu aeg otsingutes ja tiivad laiali. Ja need ajaga kasvavad veel suuremaks ja kannavad teil veel laiemini, veel kaugemale, nii et julgust. Enese motiveerimine on $10 miljardi küsimus. Täna, eks see sõltub jälle mingitest erinevatest situatsioonidest, kus sa oskaks sellele paremini vastata või motiveerivamalt teiste jaoks sellele vastata, aga jälle see on hästi isiklik võib-olla, et kes kuidas motivatsiooni leiab, et mina taastun kõige paremini ikkagi inimtühjas ruumis nii-öelda, et mind ei innusta see, et ma läheks nüüd kuskile ja saaks kellegiga kokku või arutleks, et pigem on see minu jaoks üksindus, eneseleidmine, kindlasti keskkonna vahetus, olukordade vahetus, ükskõik kui viisakalt öeldes raske või tüütu või nüristav see olukord on, mis parasjagu on või mida raskem see ülesanne on ja millest läbi närida. Et kindlasti tagantjärgi on see motivatsioon natukene, et aga jooksvalt, no mis võib-olla on ka keeruline, on see igas päevas võib-olla selle enda jõuhetke nagu hoidmine või leidmine või kasutamine või teadlik ära kasutamine. Et mitte nii, et jooksed õhtuks ennast ribadeks, magad hommikul jooksed sama ribadena olles edasi, et see lõhub tugevasti. Aga jah, lugemine, üksiolek, lebotamine või molutamine nagu meditatsiooni mõistes öelda, et see on kindlasti oluline osa. Ja mis nii-öelda veel motiveerib, on ikkagi see, et minu puhul, et kui ma lähen farmi, ma vaatan lehmadele otsa, nad vaatavad mulle otsa, oma suurte, ilusate, siniste silmadega ja ma tean, et ma olen teinud endast kõik. Et nende tööd väärindada, nende tööd väärtustada ja läbi selle me oleme koos loonud siis toote juustu, mis maitseb inimestele. Et kui on rasked hetked ja mõtlen põrgu kõik, no võiks minna kuskile palmi alla ja no ei ole vaja väga palju seal süüa ja kasukaid osta selles mõttes, et seal on soe, ma ei pea ennast riietama ja maja kütma, siis on nagu see, et
aga pagan, ma sain selle asja tehtud, et mis sellest siis saab. Ja siis alati sellisel hetkel, kui on kuidagi raske, kirjutab mõni klient kirja, kuidas ta tänab sind, et te olete nii tublid, te olete nii vahva asja teinud ja siis mõtled, et palju õnne. Et ei ole midagi, lähme aga edasi.